Kutsun teid Viimsi valda Kelvingi külla Meresigi teele, kuhu on ehitatud ühe pere elamu. Maja on ehitatud 1998. aastal. On 4 tuba, suuruseks on 198 ruutu ja krundi suurus on 1740 ruutu. Tulge, lähme koos ja ma näitan, mis siin veel head on. Nagu näha, maja on suur ja avar. Siin elutoas on kaarias akende nišš. Siis minust vasakul pool on kamin, mis on väga soojapidav, väga ilus, uhke. Ja veel teati seda rääkida, et see maja on nii hästi ehitatud, nii soojakindlalt, et muidu arvatakse, et elektriküte on hästi kallis. Aga siin mõni kuu tagasi, kus olid hästi külmad ilmad, siis kogu see ülalpidamine läks elektri omakuludega kokku circa 3000 krooni. Et kogu selle suure ruudu peale tundub päris soodne. Veel on see maja ehitatud tehase poolt ja siin on võimalus ka teine korrus peale ehitada. Siin maja all asub ka kelder, kuhu sul on võimalik oma moosid, õunad, marjad, üleüldiselt kõik hoidised panna. Kui sa ei viitsi hommikul üles tõusta ja kesklinna kontorisse sõita, on sul võimalus istuda siin oma kubases kabinetis, vaadata välja, kuidas tehased teri nokivad ja nii algab sinu tööpäev. Siin on siis selle maja hing, milleks on köök ja köögi suurus on 16 ruutu. Köök on valge, avar ja võiks öelda, et väga kodune. Selline mõnus rahulik vanaine stiil mingi määral. Aga lähme vaatame edasi. Siit köögist läheb ka tegelikult majapidamisruumi. Majapidamisruumis on siis siin suur küttekatel, siin on siis pesumasin ja siin on ka siis pesukuivatusmasin. Ja kui me nüüd edasi liigume, siis on niisugune pikk koridor, siis vasakut kätt jääb saun ja paremat kätt jääb terrass. Kui sa otse saunast tuled, siis sul on võimalik otse terrassi pealt lumehangripat ennast karastada. Siin majas on ka veel omaette privaatne treeningsaal. Et sa ei pea oma raha kulutama suurtele treeningsaalidele, kus sa saad käia ja jõudu teha. Tuled siia oma koju, saad kõhulihaseid teha, muskleid pumbata ja nagu näha, noormees juba istub, teeb trenni. No tere! Tere! Jälle teie? Jälle mina. Ja mis teete siin siis nüüd niimoodi? Ma olen naabri meil külas. No nii. Hoian raha kokku. Säästu aeg. Aga kuidas muidu musklitega on, et ennem oli nagu lohku näha, et nüüd on juba nagu muhku tunda? No, kuidas arvad? Väga hästi toimib. Igal juhul super hea asi on, kui sul on kodune treeningsaal, kus sa saad lõõgastuda ja trenni teha. Krunt on kenasti hooldatud puude, põõsaste, lilledega. Hetkel te seda ei näe, siin on suured lumehanged, aga tegelikult on ta hooldatud krunt, uskuge mind. Ja naabrite, et te siin ei satu naabritega nii-öelda kontakti, siis ta on piiratud ka kena hekiga, et on suht privaatne koht. Ja kui nüüd vaadata siit... Ja kui nüüd vaadata minust paremale, siis siin hoovi peal on ka pisikene külaliste maja, mis on 25 ruutu suur. Ja siin samas on ka väike suitsuahi, kus sa saad oma vorstikesi ja liha grillida ja mõnuleda. Ja siin ongi siis see terrass samamoodi. Et eelnevalt te nägite majas sees sauna ja siis kui sa saunast tuled, ongi sul võimalik selle terrassile tulla puhkama, nautida seda head mõnusat olekut ja vaikust
veel kord vaikust, mis siin on. Selle väga ilusa maja väärtuseks on 3 400 000 krooni. Ja kui sul on olemas paat või väike laevake, siis sul on võimalus osta veel siia Kelvingi sadamasse ka paadikoht. Aga kõike seda tule- ja uudista Soo kinnisvara avalehelt ja koos Toomus kinnisvara maakleriga saad tulla ja vaadata ise seda ilusat elamist, mis siin vaikses piirkonnas asub. Piirkonna näol on siis tegemist väga hästi välja arenenud rajooniga. Siin on valgustatud tänavad, asfalteeritud tänavad. Minust paremat kätt jääb meri, mis on umbes 650 meetrit sellest majast. Jalutad nii umbes 5 minutit. Minust vasakut kätt jääb lasteaed ja jääb ka bussipeatus. Nii et Tallinna kesklinna on umbes siit Kelvingi külast 18 kilomeetrit, Viimsisse 8 ja Haabneeme 5. Kõik on käe-jala ulatuses. Nii et selle maja hinnaks on 3 400 000 krooni ja see on sinu.